Läheme nüüd jälle edasi rändeteemade juurde niisuguses võib-olla käega katsutavamas võtmes, kui ma mõtlesin, et kuidas seda sõnastada. Meie järgmine esineja on Ave Lauren. Ave Lauren on Euroopa rändevõrgustiku, mis on siis Euroopa Komisjoni poolt asutatud uurimis- ja teabevahetusvõrgustiku Eesti kontaktpunkti koordinaator. Eelmisel aastal avaldatud artiklis Digiriik Eesti vajab sisserännet sõnas Ave, et võiksime sisserändepoliitikas lähtuda olemuslikult uudsest lähenemisest, kus immigrandi vastuvõtmise aluseks pole mitte kultuurilised või rahvuslikud parameetrid, vaid tema võimekus luua vastuvõturiigile majanduslikku ja ühiskondlikku lisaväärtust. Teisisõnu, oluline pole see, kes sa oled, vaid see, kelleks sa võid saada. Nii, Ave Lauren. Suur tänu, suured tänud Tööandjate Keskliidule mind kutsumast ja rääkimast. Ning täna ma tahaksingi rääkida natukene just töörändest ning selle dimensioonides globaalsel tasandil. Et tänase konverentsi keskmes on küsimus, kuidas me kestame. Ja lahendusi inimvara probleemidele tulebki otsida igast valdkonnast, kuid tööjõukriisi lahendamisel ei saa me kahjuks üle ega ümber rändest. Et kui paar aastat tagasi domineeris meedias pigem pagulasküsimus ja mul on väga hea meel, et see teema tõstatati just praegu ka tuleviku mõttes, et see teema jääb õhku, siis viimasel aastal on suurema tähelepanu all olnud hoopis välismaalased, kes tulevad Eestisse kas siis tööle või ettevõtjaks. Tööränne Eestisse on viimastel aastatel olnud kasvuteel ning sisseränne on jõudnud tasemeni, kus käesoleval praegune rändepoliitika on muutunud piiravaks. Et kui näiteks 2016. ja 2017. aastal täitus Eesti töörännet reguleeriv piirarv ehk niinimetatud rändekvoot juba enne aasta lõppu, siis ma vaatasin praegu vahetult enne lavale tulekut, et tänavu on see piirarv juba täis. Aga sisserände piirarv pole ainuke Eesti töörännet piirav tegur. Et vähemalt sama oluline on see, et sobivad välistöötajad Eesti üles leiaksid, sooviksid siia tulla ja siin püsiksid. Et nagu ma ütlesin, siis ma juhiksin selle teema nüüd rahvusvahelisele tasandile. Et ma tahan avada seda rände teemat globaalselt, rääkida, millised on olulisemad trendid, millele tähelepanu pöörata, kuidas need mõjutavad rändepoliitikaid ja mida on Eestil õppida teiste riikide kogemusest. Et võrreldes ajaga, kui Adam Smith nentis rahvaste rikkuses 18. sajandil, et inimene on kõige raskem majandusressurss, mida liigutada, on palju muutunud. Et 21. sajandit nimetatakse tihtipeale rändeajastuks. Inimesed on alati rännanud, kuid tänases maailmas näeme me uusi rändevorme ning rännet mastaabis, mida pole kunagi varem olnud. Et 1970. aastal oli maailmas umbes 84,5 miljonit rahvusvahelist migranti. 90-ndaks tõusis see 152 miljonini ning viimaste hinnangute põhjal on see arv jõudnud 258 miljoni rahvusvahelise migrandini. Ja nagu eelmine esineja näitas, et kui kliimamuutusi vaadates, siis need arvud aina tõusevad. Kuid veelgi olulisem kui absoluutarvude kasv on hoopis see, et ränne mõjutab üha rohkem erinevaid riike ja inimrühmi. Et liiguvad nii noored kui vanad, kõrgharidusega inimesed kui ka madalaharidusega inimesed, arenenud riikide kui ka arenguriikide kodanikud. Et nagu antud jooniselt võib näha, siis ränne on tõeliselt globaalsed mõõtmed saavutanud. Kui varem liikusid inimesed pigem regioonisiseselt, siis üha rohkem me näeme interkontinentaalset liikumist. Ja kahjuks see joonis ei näita seda, kuid üha rohkem näeme ka seda, et ränne on oma iseloomult muutunud. Et nimelt me näeme aina vähem lineaarset püsirännet ja aina rohkem erinevaid ringlevaid rändevorme. Nii. Et töötajate rahvusvahelise liikuvuse kasv tekitab nii uusi probleeme kui võimalusi ja seda eriti tööjõukriisi kontekstis. Et riigid ja tööandjad on üle Euroopa hetkel otsimas lahendusi, et kuidas tulla paremini toime demograafiliste probleemidega ja aina süvenevate struktuursete tööturu ebakõladega. Euroopa vananeb, tööealine elanikkond väheneb ja samaaegselt on aina raskem tagada töötajate oskuste ja teadmiste sobivust kohaliku tööturu vajadustega. Et mille tulemusena võibki siis üheaegselt esineda nii töötust kui tööjõupuudust. Et
sellises olukorras ränne võib olla nii lahendus kui ka probleem ja see olenebki sellest, kuidas rändepoliitikat juhtida. Ja ehkki osa tööandjatest on tõesti huvitatud pigem odavate töökäte leidmisest, siis aina rohkem otsitakse just oskustöötajaid ja tippspetsialiste ehk niinimetatud talente. Et sama peab paika ka Eesti kontekstis, et üha rohkem kohalikke tööandjaid on hädas just haritud spetsialistide leidmisega, nagu täna on juba rõhutatud, ja kellele ollakse valmis ka maksma kõrgemat palka. Et IKT-sektor on ehk kõige rohkem sõna siin valdkonnas võtnud ja sealt on puudu hetkel umbes 7000 eksperti, kuid tegelikkuses see mõjutab kõiki sektoreid. Ja samas see ei mõjuta ainult Eestit, et kvalifitseeritud ja pädeva oskustööjõu probleem on ühine raskus üle Euroopa. Euroopa Liit hakkab talendisõda samaaegselt aga kaotama, et riikidele nagu Kanada, USA, Austraalia. 2016. aastal läbi viidud OECD ja Euroopa Komisjoni ühisuuringus leiti, et kvalifitseeritud tööjõud moodustas Euroopa Liitu saabuvast rändest kõigest 36%. Samal ajal need näitajad USA-s on 41%, Austraalias ja Uus-Meremaal 52%. Et see küsimus on see, et kuidas me saame neile riikidele järele jõuda. Kuid miks on see oluline teile kui tööandjatele? Et erasektor on inimkapitali kvaliteedile, kvantiteedile ja kättesaadavusele alati tähelepanu pööranud, kuid väga oluline erinevus võrreldes varasema tööstusajastuga on see, et praeguse innovatsiooniajastu kontekstis on ettevõtjale ärieduks vaja lisaks töökäte ka oskusi ja teadmisi ehk niinimetatud ajusid. Samuti näitavad erinevad uuringud, et globaalsed talendid stimuleerivad innovatsiooni, sest eri kultuurides elamine mõjutab töötaja probleemilahendusoskust, muutes inimesed loovamaks ning tõstab nende võimekus mõelda väljaspool raame. Et seda, mida olulisem on riigile just innovatsioon, seda rohkem on neil võita välistalentidest. Aga lisaks nendele teadmistele, oskustele toovad ka välistalendid riiki võrgustikke ja parema arusaamise välisturgudest. Et varasemalt olen ma tööd antud teemadel teinud just USA kontekstis ja seal võib näha ettevõtetel seda, et välistalent on muutunud väga oluliseks osaks äristrateegiaks. Ja seda on mitte ainult IKT-s, et näiteks kodukeemiat tootva Cloroxi esindaja on öelnud, et turg on üha enam segmenteeritud. Nii selleks, et suudaksime mõista eri segmentide vajadusi, ootusi ja tarbimiskäitumisi paremini, kasutame mitmekesiseid tiime. Kui tahame näiteks siseneda erinevatele Aasia turgudele, siis on iseenesest mõistetav, et tiimides peavad olema nendest riikidest pärit inimesed, kellel on seal võrgustikud ning parem arusaam olukorrast. Aga huvitalentide vastu ei ole iseenesest mitte midagi uut. Et üheks teerajajaks võib siin pidada 1965. aastal juba USAs vastu võetud Hart and Kelleri rändeseadust, millega siis kaotati lähteriigi kvoodid ning liiguti edasi pigem oskuste ja hariduste hindamisele. Et sellest ajast peale on indiviidi oskuste hindamine muutunud aina olulisemaks ja peaaegu kõik riigid maailmas on tutvustanud rändeseadusi, kus on kajastatud ja kus kvalifitseeritud tööjõud on privilegeeritud seisundis. Et teisi sõnu võib öelda, et mida haritum isik, seda lihtsam on tal liikuda ühest riigist teise. Kui aga vaadata rändesüsteeme laiemalt, siis Euroopas on peaasjalikult kasutusel töökohapõhised värbamissüsteemid, mille puhul otsustavad välistööjõu vajaduse eelkõige tööandjad, mitte riik. Ehk siis tööandjal on võimalus värvata välistööjõudu lähtudes konkreetse ettevõtte vajadusest, et see süsteem on iseenesest ka Eestis. See muidugi ei tähenda seda, et riik ei sekkuks antud süsteemi. Et riigid võivad kehtestada erinevaid tingimusi, piiranguid, seehulgas palgaalampiiri, kohaliku tööjõu eelistamise nõudeid, kvoote ja muud. Ja neid piiranguid ongi oluline sinna lisada. Taolistes süsteemides on üldjuhul töötaja õigus siseneda ja jääda riiki seotud siis selle konkreetse tööandjaga, mis aga ei sobi nii hästi tänapäeva majandusega, kus töötaja ei ole enam pikaajaliselt seotud ühe tööandjaga. Et tänapäeva turutingimustes, mis on muutlikum, kus inimesed on liikuvamad nii töökohal kui ka rahvusvaheliselt, on hakatud siis kaaluma taoliste süsteemide reformimist.
et üks võimalik lahendus, millest on väga palju viimastel aastatel juttu Euroopas olnud, on oskuspõhised programmid, seehulgas see punktisüsteem, mis lähtuks siis töötajate individuaalsetest ja erialastest omadustest, millele vastavalt antaks punkte. Et taoline süsteem on Euroopas näiteks kasutusel Suurbritannias, kuid ta on pigem laiemalt levinud traditsioonilistes sisserändemaades nagu Kanada ja Uus-Meremaa. Euroopa kontekstis tuleb punktisüsteemi vähene populaarsus eelkõige selle, et taolise süsteemi administreerimine on väga kulukas ja ta ilmtingimata ei taga teadmiste sobivust tööturu vajadustega, eriti olukorras, kus ukse taga ei ole oskustöötajate järjekorda. Lisaks sellele on siis olemas ka sektoripõhised poliitikad, mille puhul siis määratakse konkreetsed majandussektorid, kus on näha, et on tööjõupuudus ja vajadus ning sinna võib siis välistööjõudu värvata lihtsustatud tingimustel. Et taolisi süsteeme kasutavad Saksamaa, Prantsusmaa, Soome, kui mingil viisil kombineerivad seda peaaegu kõik riigid. Eelmainitud rändepoliitikad aga üldjuhul ei võta arvesse kaasaegseid rändedünaamikaid, lähtudes eelkõige riigi ja tööturu vajadustest, ignoreerides samas töötajate enda eelistusi ja rändemotivatsioone. Et rändeuuringute aluseks on traditsiooniliselt olnud see, et inimese motivatsioon liikumisel on majanduslikud tõmbetegurid. Ja kuigi majandustegurid on jätkuvalt olulised, siis nende kõrvale on tekkinud mitmeid uusi elustiililisi ja erialaseid tegureid. Ja inimesed ei pruugi rännata mingil konkreetsel eesmärgil, vaid rahvusvaheline liikumine võibki olla töötajale eesmärk iseeneses. Et see tähendab seda, et riigid ja tööandjad ei saa enam oodata tööjõu saabumist, vaid neid peab aktiivselt meelitama ja tegema neile parema väärtuspakkumise kui mõni teine riik. Et Ameerika majandusteadlane Richard Florida juba aastakümneid tagasi rääkis sellest, et mobiilsed tippspetsialistid tahavad minna kohta, kus on esindatud 3 D-väärtust, talendid, tehnoloogia ja tolerants. Ehk nad suuduvad sinna, kus on teised talendid ees, kus panustatakse tehnoloogilisse innovatsiooni ja erinevuste tolereerimine on norm. Kui esimese 2 näitajaga on Eestis kõik korras, siis INSEAD-i üleilmse talendiindeksi kohaselt on Eesti suurimaks probleemiks just tolerantsuse puudumine. 119 analüüsitud riigist oli Eesti 115. kohal. Lisaks sellele on olulised muidugi ka hea haridussüsteem, ettevõtete töökorraldus, mis peaks olema paindlikum, ja era- ja avaliku sektori koostöö. Sest head rändesüsteemi ei saa riik üksinda teha, vaid erasektor peab siin partner olema. Aga kui vaadatagi natukene konkreetsemaid näiteid, siis Singapur on olnud üks edukamaid riike, mis puudutab talendi atraktiivsust. Et Singapuri riigi pikaaegne juht Lee Kuan Yew on rõhutanud, et riigi säilimiseks on sul vaja inimesi, ja eriti noori inimesi, kes edendaksid majandust, kuid kui sul neid ei ole ja sa ei lase sisse migrante, siis sa kaod olematusse. Et need probleemid on väga sarnased seal, mis Eestis. Ning see on olnud keskne idee, mis on mõjutanud viimase poole sajandi tööjõu- ja rändepoliitikat Singapuris, kus tööjõukriisiga toimetulekuks on terve tööjõuministeerium. Singapuris on samuti laias laastus töökohapõhine värbamissüsteem, kuid on eristatud rändepoliitikas, nagu Tiit ja Raul armastavad öelda, sinikraede ja valgekraede rännet. Kui esimese grupi puhul on siis rännet pigem piiratud, siis talentide puhul on barjääre aastatega eemaldatud. Talendirände lihtsustamiseks on loodud erinevaid viisalahendusi, kus varieeruvad palganõuded, riigis viibimise pikkus ja see, kas kehtivad teatud kvoodid või mitte, et on lai ampluaa valikuid. Kuid Singapuri puhul on veelgi olulisem see, et nende edu ei seisne rändepoliitikas, vaid ka sellega kaasnevas talendipoliitikas. Talentide meelitamiseks on kasutusel mitmeid riiklikke ja erasektori programme, seehulgas abi majutuse leidmisel, professionaalse võrgustumisega ja muuga. Ja tähelepanu on väga palju pööratud ka välistudengitele, keda tihtipeale ära unustatakse, et kuidas neid hoida riigis peale lõpetamist. Näiteks pakub Singapur odavamaid õppemakse neile välistudengitele, kes lubavad jääda riiki 3 aastat peale lõpetamist. Aga miks on Singapuri näide oluline Eestile?
et Singapur on adresseerinud rahva hääbumise küsimust just sisserände suurendamisega ja muutnud tööjõu küsimuse prioriteetseks valdkonnaks, adresseerides seda holistlikult. Ühest küljest lihtsustades rändesüsteemi, aga samas ka investeeritud atraktiivsuse tõusu. Et teine näide, mida ma tahaks vaadata, on USA. Et USA ehk ei tundu esmapilgul kõige parem näide, kui vaadata rändepoliitikat, eriti arvestades viimasel aastal toimunud. Kuid väga oluline on õppida ka teiste inimeste probleemidest ja vigadest. Et erinevalt Singapurist USA ei ole pidanud kunagi investeerima talendi atraktiivsusesse, neile tuleb alati inimesi. Kuid sarnaselt võimaldatakse pigem oskustööjõu sisserännet ning piiratakse lihttööjõu tulekut, vähemalt legaalsete kanalite kaudu. Aga see, mida ma tahan vaadata on täpsemalt, on kõige olulisem viisakategooria, mis puudutab oskustööjõudu, H1B, mis on lühiajalise oskustöötaja viisa. Ja antud viisale kehtib ka piirmäär, 65 000 aastas, kuid reaalsed arvud on muidugi suuremad, sest ka seal on kehtestatud erinevaid erandeid. Aga H1B piirmäärade täitumine on viimase 10 jooksul olnud üks tööandjate tõsisemaid probleeme. Viisade piirmäär täitub iga aasta tavaliselt paari päevaga, sest nõudlus välistööjõu järele on suur. Sellistes tingimustes on tekkinud ebaõiglane konkurentsieelis suurkorporatsioonidele ja oskustööjõu rendiettevõtetele, sest neil on tihtipeale globaalse mobiilsusega tegelevad üksused, kes siis suudavad ennast sellest keerukast rändesüsteemist läbi süüa. Ja samuti on neil ressursse, et tasuda sellega seonduvad kulutused. Et on tekkinud olukord, kus väikeettevõtjad, kellel on ka tööjõudu vaja, aga neil puuduvad need ressursid, ei suuda enam võistelda viisade pärast ja tööjõukriis nende jaoks aina süveneb. Lisaks muidugi sellele võib näha, et olukord soodustab välistööjõu ebaseaduslikku töötamist ja seda ka tippspetsialistide hulgas, et me räägime tihtipeale ebaseaduslikust töötamisest lihttööjõu puhul, kuid see eksisteerib ka oskustöötajate puhul, eriti siis, kui viisade arv ei vasta nõudlusele. Ja et see ongi selline hoiatuslugu Eestile, kuidas selle probleemiga hakkama saada. Aga fakt on see, et tööjõuränne on tänapäeval üks võtmeteemasid. Me peame mõtlema, kuidas seda adresseerida viisil, et meie Eestis võidame. See mõjutab riikide majanduslikku konkurentsivõimet, see pakub võimalusi teadmiste levikuks, innovatsiooniks, majanduskasvuks ning ka lahendust tööjõukriisile. Samas ei teostu selline positiivne stsenaarium ilma erasektori ja riigi aktiivse koostööta. Aga mida siis teha? Et esmajoones ongi väga oluline koostöö poliitika kujundajatega. Rändepoliitika kujundamine on riigi pärusmaa ja erasektor ei saa seda mõjutada ilma koostööta avaliku sektoriga, aga seda nii riigi kui ka Brüsseli tasandil. Praegusel hetkel suurkorporatsioonid teevad seal lobitööd, kuid palju rohkem on vaja võimendada ka väikeste ja keskmiste ettevõtete häält. Samuti ei tasu piirarvu küsimust maha matta. Kuigi ettepanekud piirarvu kaotamiseks lükati tagasi, siis see ei tähenda, et tööandjad peaksid selle teema unustama. Et oluline on näidata, et inimvara ja tööjõu küsimus on oluline tööandjate jaoks. Samas on vaja hinnata, millist tööjõudu on teil vaja ja veenduda, kas seda tõesti koha pealt ei leidu. Lisaks kohalikule tööjõule mõtlen ma siin ka välistudengeid. Et tihtipeale on välistudengite värbamine ja rakendamine tunduvalt lihtsam kui välistööjõu sissetoomine, sest nad on juba siin ja esmane kohanemine on toimunud. Rändepoliitika kõrval tuleb adresseerida ka talendi atraktiivsust ja mõelda, mis on meie väärtuspakkumine. Et näiteks Skandinaavia riigid pakuvad töö- ja pereelu tasakaalu, kuid mida pakume meie? Ja viimane asi, mida ma tahaksin siiski rõhutada, on see, et tööandjad peavad olema ise valmis muudatusteks. Nagu ma rääkisin, tolerants on väga oluline probleem Eesti kontekstis ja mitmekesised meeskonnad, inimeste tolereerimine hakkab töökohast. Et on vaja sellele rohkem tähelepanu pöörata, et aidata kaasa välismaalast Eestisse sisse lõimumisel ja et realiseerida tema potentsiaali. Aga suured tänud tähelepanu eest ja ma loodan, et see pakkus mõtteainet ning innustab otsima lahendusi tööjõukriisiga toimetulekuks. Suur aitäh! Me saime teada ka seda, et me ei ole üksi, me teadsime seda natuke ennegi. Ma mäletan mõni aeg tagasi
lugesin ühte raamatut, mis õpetas kirjutama müügikirju ja seal oli kirjas see, et müügikirja pealkiri kõige paremini maailmas, mis töötab, on uuritud, et see on see, et sa ei ole üksi. Et siis avatakse kirju kõige rohkem, kui sa selliselt kirja siis adresseerid. Aga väga oluline on see, et me ei ole üksi, aga see ongi konkurentsiolukord on tekkinud. Kõik riigid ja tööandjad mõtlevad sellele. Me peame ka. Jah. Ma ühe küsimuse küsiks. Kui paljudel riikidel maailmas on selline üleüldine sisserände piirarv nagu Eestil? Ma maailma kohta ei oska öelda, Euroopa Liidu kontekstis sellist piirarvu, mis on üldine, ei ole. On erinevad sektoriaalsed kvoodid, kuid see on praegusel hetkel selline varasema perioodi jäänuk, mis on Eestisse jäänud. Teised riigid, USA-l on lähteriikidele kehtestatud uuesti teatud lähteriikidele mõned koodid, aga need ei ole ikkagi kõike haaravad nagu Eestis. Suur tänu, meie läheme edasi, aga enne veel ka väike kiitus meie poolt. Suur tänu. Aitäh.